Siin võib rääkida igasugust soga, siis minu küsimus on, kas siin saalis võib ka riigisaladuse vabalt välja rääkida, sellepärast et see on siin saalis tehtud ja siis teised reeglid ei kehti. Eelmisel nädalal ikkagi astusite te pika sammu edasi oma diktatuuri ihaluse demonstratsiooniga, kui te tulite siia Riigikogusse ja nõudsite, et Riigikogu liikmel lülitatakse kuskilt puldist mikrofon välja. Valitsus ei saa tulla Riigikogusse esitama mingeid nõudmisi, te töötate meie heaks. Siin saalis katab teid indemniteet, mis tähendab seda, et teie tõlgendate seda nii laialt, et siin võib rääkida igasugust soga. Siis minu küsimus on, kas siin saalis võib ka riigisaladuse vabalt välja rääkida, sellepärast et see on siin saalis tehtud ja siis teised reeglid ei kehti, teised seadused ei kehti. Ja kui te lähete laste õiguse konventsiooni selliselt rikkuma, nagu te tegite, siis minu arvates on kohane Riigikogu esimehel kutsuda teid korrale kõikide nende vahenditega, mis on Riigikogu esimehe kui koosoleku juhataja käeulatuses, kaitstes teiste inimeste õigusi, mitte ainult teie õigust siin saalis. Teie aeg, minu soovitus ka teile, et selle kõige õpetamiste kohta siin terves maailmas püüdke tegeleda ka selle valitsuse juhtimisega, et küll te õpetate Riigikogu esimeest, Riigikogu liikmeid ja kõiki elama ja tegutsema. Selle riigisaladuse kohta eelmisel nädalal te lobisesite ise siin riigisaladuse välja, öeldes, mis on Marko Mihkelsoni riigisaladuse loa tase. Nii et te rikkusite ise ka seda siin. Ma ei tea, mis me nüüd teiega peale peame hakkama, sest teil indemniteeti ei ole seal puldis rääkides erinevalt minust siin. Nii et ma ikkagi tulen tagasi selle juurde, et ma rängalt hoiatan selle eest, et meil on peaminister, kõva käe ihalusega peaminister, kes poliitilise eriarvamuse mahasurumiseks kasutab politsei eriüksusi ja nüüd nõuab juba Riigikogu liikmete suu kinnitoppimist. Kas te järgmisena nõuate mult hääletamise äravõtmist? Kas te saate aru, et te olete oht põhiseaduslikule korral? Kõigepealt nii tore vaadata, kuidas Keskerakonna esimees ja EKRE esimees nii toredasti koostööd teevad minu paikapanemisel. See on väga südantsoojendav.